Suvi on tulemas, aga oh ei, taas need tüütud karmakesed. Tahaksid saada suveks karmavabaks? Siis soeta meie uued karmaeemaldusvahendid, mida soovitab ka doktor Aivalus. Osta kohe ja saa oma hing puhtaks. Tere tulemast taas kord osa saama Uncast podcastist ja usume, et tänane saade saab olema paljudele õnnistuseks, vähemalt see ongi tänase saate eesmärk. Ehk siis täpsemalt tänase saate eesmärk on aidata sinul, hea kuulaja, teha oma elu jaoks paremaid otsuseid ning osata vältida soovimatut halba ja potentsiaalseid kannatusi. Sest oleme ausad, kes ikka tahaks endale kannatusi kaela tõmmata, on ju. Ilmselgelt mitte ja meil on täna päris palju asju, mida jagada ja läbi käia, millest ma usun, et on sulle kasu. Et siis osata paremini orienteeruda. Aga enne seda, kui me kuskil siit edasi liigume, ma paneksin mõned küsimused siit nii-öelda lauale. Asjad, mille üle natukene võid mõelda mõnel sobival hetkel. No näiteks, oled sa kunagi mõelnud, et mida oma eluga peale hakata? Teiseks, kas ma olen siin juhuslikult siin selles elus või olen mingi asja pärast? Ja kui asja pärast, siis millise asja? Mis mu olemasolemise ja tegevuste eesmärk on? Ehk et kui minu elul on mõte, mis see mõte siis olema peaks ja kes selle üle otsustab? Mida ma elus otsin, et mida ma tegelikult tahan? Milliseks ma kujuneda soovin? Kommenteeriks veel siia juurde, et ma usun, et enamik inimesi, kui mitte kõik inimesed, otsivad tegelikult õnnelikkust ja oma elule sisu, hingele täidet ja kõik tahavad, ma usun, olla head ja armastavad ja armastatud. Ja ma usun, et loomulikult meie mõistus tahab ka oma osa saada, eks ole, oma täidet ja eks seda täidet saab siit mõistusele siit maailmast päris palju. Ja võib öelda, et see viib selleni, et lõppkokkuvõttes meie mõistused on piltlikult öeldes musklis ja hinged tihtipeale kahjuks on kuidagi sellised kondised või arendamata või teinekord ka tumenenud ja sellises nagu pimeduses või tühjuse tundes. Ja siis on see, et inimesed otsivad hinge igatsuste tõttu sellist nagu täidet. Ja sest hing igatseb midagi, mingit värskust, mingit elu, midagi sellist nagu tuntavat, kogetavat, elustavat, on ju. Ja kuna hing igatseb, siis see paneb inimesi otsima ja inimesed otsivad seda toitu või kosutust hingele ja siis selle tõttu proovitakse elus erinevaid asju. Sest küsimus on, et mis on see parim hingetoit või see vitamiin nii-öelda või see kosutus siis hingele. Et hinge ka musklisse saaks lõpuks. et mina olen vähemalt leidnud selle jumaliku armastuse omandamise hinge ja minu jaoks on olnud see nagu kõige kõrgemat sorti toit hingele nii-öelda või kosutus või vesi, mis tõesti on seda janu ära võtnud ja tunnen, et muskel on kasvanud, piltlikult siis. Ja enda eest rääkides veel võin siis julgelt öelda, et ma tean, kuhu ma tahan minna ja miks ma tahan sinna minna. Ja ma tahan tegelikult jõuda sinna ja selleni, kuhu Jeesus on jõudnud. Ja ma tean, mida ma selleks tegema pean. Ja tegelikult on lihtne, ma pean omandama endasse järjepidevalt Jumala armastust juurde ja laskma sellele endast toimida. Tegelikult see ongi, mis mulle selle teekonna juures tohutult meeldib, et see on nagu üks konkreetne praktika, mis toob nii palju erinevaid häid asju endaga automaatselt kaasa. Ja just täpselt seda, mida hing tegelikult ihkab. Rõõmu, rahu, vabadust, hingamist, tervenemist, kasvu, arenemist, ärkamist, elustumist ja nagu paremaks endaks saamist ja selliseid asju. Ja see viib mind paremasse tulevikku ja viib kõrgemate nauditavate asjade juurde ja suuremasse ühtsusesse loojaga, taevase isaga, Jumalaga ja suuremate nii-öelda eesmärkideni elus ja nii edasi, et siis rohkem sügavamate tõdede avastamist ja tunnetamist ja taevasesse ellu minekut, hinge surematuseni jõudmist ja tegelikult palju muud, kuhu ilma selle armastuseta ma tegelikult kunagi ei jõuaks. Et sellest ma olen ka aru saanud. Et ma jõuaks ainult nii-öelda sinna
6. sfääri, nagu seda nimetatakse, aga seal elamisest ja limiteeritud hinge arengust ma isiklikult huvitatud ei ole, nii et sellepärast ma sinna ei sihi. Aga jaa, tore on ka see, et see palvepraktika on lihtne, efektiivne ja tasuta kättesaadav ja omandatud head muutused jäävad mulle ja igale omandajale jäädavalt, nii et väga äge. Ja ma usun, et neid, kes sellest samast asjast võivad tunnistada, on tegelikult veel miljoneid peale minu. Aga jaa, tervitused siis siinkohal ka Anatolile ja Reimole, kes on siin saates kenasti kaasas, nagu ikka. Tere! Tervitused! Et rõõm on, et te olete siin ja saame siin neid asju jagada. Ja kuna ma olen siis teinud tänase saate jaoks, kus me räägime siis sellistest ohukohtadest ja eksiarvamustest ja nii-öelda ka usu valeuskumustest, siis mul on siin päris palju asju, mida jagada ja ma usun, et teil on ka siin kenasti omalt poolt lisada. Nii et siis ma kenasti võtan siin alguse enda kätte ja lähen siit esimese asja juurde, milleks on siis selline asi, või selline mõte või arvamus, et kirik, jumal ja usuasjad on nõrkadele. Et pean tunnistama, et ma ise ka kunagi mõtlesin nii. Ja enne seda, kui ma üldse kirikusse olin sattunud või jumalaga olin kokku puutunud või kui ma üldse jumalat isiklikult tundsin. Aga ilmselgelt enam ma niimoodi ei arva. Ma olen nii-öelda seda musklit juurde saanud ja jumala armastus ja minu isiklik suhe jumalaga on mind teinud palju tugevamaks. Ja ma näen, et tegelikult need, kes võib-olla tõesti nii-öelda ongi nõrgad, siis tegelikult nad saavad tugevaks ja see on tegelikult väga äge. Ja selles ei ole midagi halba tegelikult, et keegi tunnistab, et ta on nõrk. Peas, et ta lihtsalt ei too seda ettekäändeks, et ma olen nõrk, ma ei suuda tõda käis kolmandat, ma ei suuda suitsetamist maha jätta, ma ei suuda oma elustiili muuta, sest et ma olen liiga nõrk, vaata. Ja siis lihtsalt otsustabki, et ta on nõrk ja siis ta ei teegi midagi. Et see on nagu vastutusest eemale hiilimine ja selline nii-öelda välja vabandamine, et vabandust otsimine. Et see ei ole nagu minu arvates hea või tervislik. Aga pigem on see, et kui sa tunnistad, okei, ma olen nõrk, ma ei suuda suitsetamist maha jätta näiteks, on ju, et siis tasub küsida abi Jumala käest, et palun aita mul sellest vabaneda või et ma annan selle sõltuvuse sinu kätte, et võta mult see ära või midagi sellist, et palve kaudu. Ja palve kaudu on nii paljud vabaks saanud. Ja siis ongi nii, et ei peagi nõrk olema, et selleks, et olla suhtes Jumalaga ja nii-öelda kasvada vaimselt. Et jah, ja kui sa mõtled, et okei, mina ei ole sellist sorti inimene, kes läheb kellegilt abi küsima või midagi, siis mõtle korra uuesti, kui palju sa tegelikult elus oled Google'ist, otsingumootorist otsinud vastuseid oma küsimustele. No võt, kas see pole mitte see, et sa ise ei saa hakkama, et vajad kellegi abi kuskilt, kellegilt teiselt vastuseid või infoteks. No ei, palun. Et selles ei ole midagi vale, et sa kuskilt nii-öelda kellegilt küsid mingit abi või lisainfot, et see ei näita, et sa oled nõrk või hädapätakas või midagi sellist. Nii et jah, siis see nagu nii-öelda probleem või valeuskumus põhimõtteliselt võib siis saada kõrvaldatud, et Jumal, kirik ja usuasjad on nõrkadele, et see ei ole nii. Nii, teine asi, selline mõte, et kui ma lasen Jumala oma ellu, äkki ta hakkab mind kontrollima ja seda negatiivsetel viisidel. Või siis peale seda näiteks ma ei tohi enam midagi teha, et sõpradega pidudel käia, alkoholi juua, tantsida, ropendada või midagi muud teha, et see on ka ilmselge vale. Ja kust ma tean, et see on vale, on see, et ma tean seda omast kogemusest. Näiteks minule ka isiklikult ei sobi, kui mulle midagi peale sunnitakse. Ja alguses ma ise kartsin sama asja kunagi, kui ma usuteel alles alustasin. Ma mõtlesin, et äkki hakkab nüüd üks selline mingi kontroll pihta või Jumal hakkab käskima keele, ma mine tea, vaata. Aga kunagi seda ei juhtunud. Nii palju, kui ma olen palves Jumalaga ise suhelnud, seda efekti ei ole mitte kunagi olnud. Ja ma ütlen otse, et ka need erinevad kirjad ja suhtlused, mis on tulnud Jeesuselt ja tema tiimilt, mis on tulnud läbi erinevate kirjade, mis on tulnud läbi James Batchetti ja teiste, nende suhtumiste ja kirjade põhjal ma ei ole mitte kunagi kogenud mingit pealesurumist või kontrollimist, ainult olen kogenud armastavaid ja häid soovitusi, mõtlema panemisi, armastavat suhtumist ja käitumist, hoolimist, kaasaelamist, lohutust, julgustust, mõistmist, toetust ja empaatiat. Ja
selles mõttes, et sa tegelikult tohid endiselt kõike edasi teha, mis sa tahad, aga iseasi, kas sa enam tahad siis teha. Et küsimus on, mis sa tahad, eks ole, nagu ma alguses küsisin ka. Ja kas see sulle midagi enam pakub mingil hetkel, et minuga oli see, et kui ma hakkasin Jumala armastust omandama, siis ma tasapisi sisemiselt muutusin, nii et minu soovid ja tahtmised nii-öelda teisenesid või muutusid teissuguseks. Et teatud asjad enam ei pakkunud midagi, mingid asjad lihtsalt langesid ära sujuvalt ja teised asjad, nii-öelda soovid tulid asemele, teistesse suundadesse tõmbed nii-öelda. Et tõmbas rohkem kõrgemate asjade ja hinge täitvama elu suunas ja selliste tegevuste poole. Ja alkohol ja halb sõnakasutus ja sellised asjad, need kadusid ise sujuvalt ära tegelikult ja see tuli lihtsalt selle käigus, et kui Jumala armastus tegi minu sees sellist puhastavat tööd. Ja ühesõnaga asi muutus minu jaoks nagu sellisel loomulikul teel, et midagi sükest, mingit ebameeldivat pushimist midagi ei olnud. Keegi ei käskinud, ei keelanud, ei poonud ja ei lasknud, nii et selles mõttes, et ma ei tundnud, et keegi oleks minu üle nii-öelda halvas kontrollis või kuidagi manipuleeriks mind, et seda ei ole mul kunagi olnud. See on väga positiivne. Nii et julgustav koht. Ja siinkohal küsimus kuulajale, ehk siis sinule, kas sa oleksid huvitatud suhtlemast kellegi sellisega, kes on isiklikult huvitatud sinu õnnelikkusest? Ja kellel on soov, et sa oleksid sisemiselt terve, traumade vaba, hirmudest vaba ja sisemiselt elus. Et kui jah, siis kas sa laseksid sellise isiku oma ellu, kes on sinu suhtes alati heatahtlikult meelestatud, mõistab sind ja veelgi enam armastab sind igal juhul? Okei, mõttekoht jah. Kui sa vastad jah, siis Jumal on just täpselt selline ja selle tõttu mina isiklikult olengi ta oma ellu lasnud. Saades aru, et ma olin ennem valedes arvamustes tema kohta ja hiljem siis selgus tõde ja siis ilmselgelt tegin ukse lahti. Nagu just need küsimused, eks ole siin, et minu vastused olid ka jah nendele. Nii, siis järgmine küsimus või eksiarvamus või mõte, mida inimesed paljuski tihtipeale arvavad, on see, et Jumal on võib-olla olemas, aga vaevalt, et ta minust, minu õnnelikkusest või minu elust toimuvast huvitatud on. Ja antud juhul jälle puhas vale, või siis lihtsalt eksiarvamus. Siis on see, et kui ma lasen Jumala armastuse endasse, kas ma kaotan ennast? Või veel hullem, muutun kellekski, keda ma ei tea ja võib-olla ei taha ollagi. Ja siinkohal ma võin öelda, et minu kogemus isiklikult räägib midagi muud, ja siin võib Anatooli ka kindlasti täiendada ja Reimo ka, et minu kogemused on ainult positiivsed olnud, ma olen muutunud pigem just palju paremaks versiooniks endast ja ma meeldin endale tunduvalt rohkem sellisena, nagu ma täna olen, kui ma võrdlen ennast näiteks, ma ei tea, 5, 10, 15 aastat tagasi. Et siis see muutus on olnud pigem ainult positiivne ja heades suundades ja tegelikult on ka see, et tegelikult on kontroll alati sinu käes, et sa saad alati igal hetkel otsustada, kas sa tahad mingit muutust endasse vastu võtta või mitte. Et sina saad otsustada tegelikult, et ja Jumal ei kavatsegi tegelikult sinu üle kunagi mingisugust nagu kontrolli saavutada või sind kuidagi kurjalt ära kasutada või manipuleerida või midagi muud mitte armastavat sinuga teha selles mõttes. Ja ta austab meie vabat tahet ja ei võta seda meilt ära. Ja tema ei otsi kontrolli meie üle, vaid ta otsib omavahelist meiega nii-öelda siis sügavat armastust ja austust täis suhet, mis on turvaline ja alati hea. Ja põhjus selleks on tõesti lihtne, kuna ta on armastav ja heatahtlik. Ja me oleme tema väärtuslik looming, nii et ilmselgelt siis on loogiline, et ta suhtub ka niimoodi, eks ole. Ja lisaks mitte ainult loogiline, vaid see on kogetav reaalsus minu jaoks näiteks. Ja Johannese jaoks oli ka see kogetav reaalsus, me võime piiblist lugeda 1. Johannese kirjast 4.16. Ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie suhtes. Jumal on armastus ja kes püsib tema armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Ja siinkohal annakski Anatolile võib-olla sõna näiteks just selle sama nende muutuste osas, et kas sa oled avastanud Anatoli midagi, et sa kaotad ennast või muutud kellekski, keda sa ei tea või mingid muud asjad. Need olid vist sinu mõtted ka, eks ju? Enda poolt on tagasideks nii palju öelda, et
umbes aasta aega on, rohkem kui aasta aega möödas sellest, kui see jumaliku armastuse kontseptsioon siis endale siis sai et ma avastasin enda jaoks selle jumaliku armastuse ja sealt edasi, mida aeg edasi ja see need muutused, mis on toimunud, on võrratud, et enesetunne, enesehinnang, kõik, mis ümberringi toimub, kuidas mingid konfliktsed olukorrad lahenevad, kuidas õnn naeratab et see on lihtsalt imeline, et palve saada täidetud jumaliku armastusega, see on väga palju elu meeldivamaks, positiivsemaks muutnud. Et ainus, mis on, et miks ma varem selleni ei jõudnud, et palju kannatusi oleks saanud ära hoida ja oleks saanud kohe paremaid valikuid teha, et ei pea kõiki ämbreid läbi kolistama, aga ma näen, et elu koosneb õppetundidest, et mida varem neist läbi närida, seda parem on, et ja jumaliku armastuse abil on see kõik palju meeldivam ja sujuvam. Kõik suhted, mis on peres omavahel, tööalaselt, et kui on mingid kinnisideed või mingid hirmud, et mingid asjad ei õnnestu ja ma ei sobi selleks või teiseks, et siis ma näen, et siin aasta jooksul on palju muutunud ja muutunud paremuse suunas ja ma tunnen ennast paremini kui kunagi varem, et sisetunne, selline hing on selline rõõmus ja ma tean, et see ei ole veel kõik ja see on alles algus ja et kõik selles suhtes kõik hea, mis mul praegu ja tulemas on, et see on märk selles, et ma teen õiget asja ja et tuleb jätkata ja siin ongi see, et see tänulikkus, et tänan algallikat Jumalat, kes kuidas soovib nimetada, et see on selline õnnistus, et ma ei jahmi et veel, ma tahan veel saada, vaid et see ongi selline lahtilaskmise ja see ikkagi sisemine muutus, et ma lasen varjupooltel või kuidagi sellistel ängistusel lahti ja küsin jumaliku armastust tasemele ja ongi enesetunne parem ja kõik rullub lahti sealt seest poolt, et ma ei pea pingsalt mõtlema, et mis ma nüüd järgmisena teen või ütlen või et lihtsalt võtan neid hetki palvete jaoks ja suhtlen inimestega, kes on toetavad ja sest teen järjest rohkem teadlikke valikuid, mis ma elus teen. Suur tänu. Väga hea, ma siis jätkan. Üks asi, mida inimesed usuvad, muidugi mitte kõik, aga väga paljud kindlasti, on see, et kõik teed viivad selle sama Jumalani. Olgu selleks siis Jeesuse või kellegi teise õpetuse järgimine. No alustuseks ütleks nii palju, et tõsi on see, et igaüks saab temaga suhelda, et selles mõttes on nagu tee lahti kõigile ühtmoodi, aga see ühtsus ja elutase, mis on võimalik saavutada ning õnnelikkuse kvaliteedi erinevus, seda ei saavuta lihtsalt hinge puhastamisega või sellega, et sa järgid Budat, eks ole, või see ongi, mis hinge puhastamise tee on ja kõik need judaismid ja muud sellised praktikad, et see viib lihtsalt inimese naturaalse põhiolemuse ja inimliku armastuse puhastamiseni, aga sellega jõuab, nagu vist varem kunagi mainitud ka, sinna 6. sfääri, kus siis ongi see lõpp-punkt, kus see hinge arengu koht lõpeb ja nii edasi. Aga jah, nagu ma ütlesin ka varem, et see ei ole minu sihtkoht ja eesmärk, kuhu jõuda, vaid mina tahan jõuda kõrgemale ja siis ongi siin, et Jeesuse õpetus erineb ja Jeesus õpetas seda, mida tegelikult Budad ja teised ei saanudki õpetada, sest tol ajal ei olnud seda isegi võimalik teha, kuna see jumalik armastus ei olnud inimkonnale kättesaadav tol ajal.
et see sai uuesti kättesaadavaks siis, kui Jeesus tuli maa peale või noh, kui ta sündis ja omandas esimesena seda. Ja see tee oli lahti uuesti inimkonnale, et siis oli see võimalik uuesti. Nii et pole üldse ime. Ma arvan, et Buda ja teised oleks ilmselt jõudnud ka selleni, aga kuna nad ei jõudnud, kuna nad ei suutnud tunnetada seda ja see ei olnud kättesaadav tol ajal, siis oligi ainuke variant lihtsalt püüda ise see hing puhtamaks saada oma nii-öelda kahetsustega ja meelemuutustega ja meeleparandusega ja meeleuuendusega ja mis see kõik on, eks ole, et püüad oma hinge kuidagi kosutada ja areneda moraalsemaks ja intellektuaalsemaks ja paremaks inimeseks ja teha selleks mingeid praktikaid ja noh, hoida oma mõtteid puhtana ja lunastada oma halbu tegusid tehes head ja nii edasi, et see on nagu see, mis aitab hinge puhastada, eks. Aga noh, see on muidugi väga pikk protsess ja nii edasi. Et see on erinev protsess sellest, mida Jumal armastus teeb, et Jumal armastus teeb ka selle töö ära, selle hinge puhastustöö, inimese armastuse puhastuse ja teeb seda tunduvalt kiiremini, aga ta teeb ka veel lisaks seda, mida nii-öelda Budat ja neid muid õpetusi järgides ei ole võimalik saavutada, ehk et seda hinge jumalikuks transformeerimist, ehk siis Jumala enda olemust endasse lastes, Jumala armastust endasse nii-öelda vastu võttes. Et see, mis transformeerib nii-öelda sind teise ainesse või olemusse, Jumala olemusse ümber. Siin ongi see erinevus ja selle Jeesuse õpetuse teed järgides siis ongi siis see võimalus jõuda kõrgemale ja jõuda Jumalani välja põhimõtteliselt, et kuigi see teekond on küll vist suht lõpmatu või nii igavesti kestev, ja see arengutee ka, aga lõppkokkuvõttes sellega pääseb nagu reaalsuses Jumalale palju lähemale ja sellisesse ühtsusesse, mida ilma selle armastuseta ei ole võimalik saavutada. Aga kas kõik saavad Jumalaga suhelda läbi palve? Absoluutselt. Kas kõik võivad saada Jumalalt vastuseid ka ilma Jumala armastust omandamata? See on võimalik, ma usun. Et selles mõttes, kas kõik teed viivad Jumalani, kui me piltlikult paneme selle asja niiviisi, et kui näiteks on mingi pilvelõhkuja ja Jumal asub seal nii-öelda kõige kõrgemal katusekorrusel ja meie hakkame alt pihta nii-öelda esimeselt korruselt tuleme tänavalt, on ju, läheme esimesele korrusele, siis jõuame teisele ja siis osad on, kes jõuavad 6. ja sealt nii-öelda uks on kinni, et sealt edasi nagu ei pääse. Ja ainuke asi, et sa saaksid nii-öelda sealt 6. kõrgemale korrusele, et Jumalale lähemale, siis kuna muidu lagi ees või uks kinni, eks, siis sul on vaja võtit, mis avaks sulle tee 7. ja sealt 8. ja 9. korrusesse ja 10. ja nii edasi, kuni siis sinna tipukorrusele, jah. Et sinna tipukorrusele saabki siis põhimõtteliselt läbi Jumala armastuse omandamise. Et seda ma olen siis õppinud ja lugenud Jeesuse kirjadest, mida ta kirjutas James Badgettile. Ja mitte ainult Jeesus ei ole siis kirjutanud, vaid ka paljud teised. Ja väga paljud on kinnitanud seda, et see nii on. Nii et igal ühel võimalus ise lugeda, ise uurida, oma uurimustöö teha, selles mõttes ei vii kõik teed Jumalani ühtemoodi. Siis reinkarnatsioonist tahaks ka rääkida natukene. Kuna reinkarnatsioon ehk siis see, et nii-öelda inimesed elavad just kui siin maa peal mitmeid elusid, et ala nagu sünnivad, surevad, siis mingi hetk sünnivad uuesti füüsilisse kehasse, et siis jälle elada mingisugune mehe või naisena siin uues nii-öelda kehas ja siis surevad ja siis jälle uuesti siia. Ja et eesmärk on siis selles, et kuidagi saada justkui paremaks ja justkui tulla hankima uusi kogemusi ja justkui võib-olla tulla kedagi õpetama või siis tulla oma eelnevate elude valesti tegemisi, ehk siis nii-öelda kogunenud karmavõlga lunastama, eks ole, et oma hinge nagu puhastada. Et see on nagu see, mida siis sellega üldjuhul püütakse saavutada ja siis loodetakse, et äkki lõpuks see tsükkel lõpeb ja saab nirvaanasse, eks ole. Et see on nagu, mida siis selle teooria kaudu meile üritatakse õpetada. Aga ma tean, et seda usuvad miljonid inimesed. Küsimus, kas see on reaalne? Ütleme nii, et mina kunagi teismelisena, kui ma veel keskkoolis näiteks käisin ja nii pidasin ka seda tõeks. Ma arvasin, et nii on. Inimesed räägivad ju. Kas ma teadsin isiklikult kedagi, kes on reinkarneerunud? Ei. Olen ma ise seda kunagi kogenud, et ma olen reinkarneerunud? Ei. Kuidas ma siis saan kinnitada, et see tõele vastab, on ju?
no aga näe, seal Indias on üks 4-aastane laps, kes räägib, et tema mäletab, et ta oli see teine onu kunagi ja tal on need lapsed ja elas seal tänavanurgal, aga kuidas sa siis selgitad, et see laps, näe, kuidas see laps teab, et järelikult on ta ikka ennem elanud ja näe, see onu ju oligi reaalselt olemas ja tal elaski seal kohas ja tal oligi see naine ja 4 last ja need muud detailid, eks ole, et kuidas see laps siis saab teada neid asju nii täpselt. Et noh, tegelikult on väga lihtne selgitus olemas. Ja see selgitus on tegelikult selline, mille peale võib-olla kohe alguses ei tule, kui sul ei ole sellist nii-öelda spiritualisti mõtteviisi. Ja mida ma sellega mõtlen on siis see, et kui inimene lahkub siit füüsilisest kehast, siis ta liigub edasi vaimses maailmas, vaimses kehas. Nii-öelda käed, jalad, kõik asjad lihtsalt vaimsest materjalist koosnevas vaimses ihus liigub ringi. Nii. Ja ta ei ole lõksus nii-öelda selles mõttes, et ta saab liikuda siin maatasandil ringi ja muidugi, kui ta saab elada kõrgemates tasandites, siis loomulikult ta elab seal parema meelega, sest siin all, ei ole eriti super elada. Aga paljud jäävad siia maatasandi kanti lõksu, sest et nende hinged pole kuigi palju arenenud, on kondised nii-öelda. Ja siis nad tiksuvad siin ringi ja tihtipeale paljud ei saa isegi aru, et nad nii-öelda surnud on, jah. Arvavad, et nad on ikka veel siin maa peal ja siis nad käivad siis nii-öelda meie kui füüsiliste inimeste juures ja püüavad mõjutada meid ja annavad tihtipeale ka selliseid, ütleme siis telepaatilisel teel oma mõtteid edasi, siis näiteks lastele ja nii edasi. Ja sinna hulka näiteks nad suudavad panna näiteks ka pilte või sõnu või mälestusi või mingeid kogemusi, mida nad on ise läbi elanud, ehk nii-öelda impressivad oma kogemusi ja mälestusi teiste inimeste nii-öelda mõistusele. Nii et teine inimene, kes on selle vastuvõtja nii-öelda, kes toimib nii-öelda vahendaja või meediumina põhimõtteliselt, nagu väike laps, peab neid kogemata enda mälestusteks ja oma mõteteks. Sest ta ei oska vahet teha. Tema jaoks lihtsalt info tuleb sisse. Kust tuleb info? Ei tea, lihtsalt info tuleb sisse. Oota, aga äkki ma olen siis varem ikkagi elanud, sest ma ju nagu mäletan. Tegelikult sa ei mäleta. Asi on selles, et sa mäletad või sa saad infot teiste inimeste mälestuste kohta. Ehk et selle kohta sa võid lugeda, me paneme lingi ka siia YouTube'i alla, tegelikult me paneme palju linki, aga üks link, kus siis mees nimega Alan Ross, kes siis käis ühel sellisel nagu eelmiste elude lugemisel kuskil telgis. Ja tead küll, lähed sinna, mingi tädi võtab sind vastu ja siis, või mitu tädi, kes hakkavad sulle siis rääkima sinu eelnevatest eludest, jah. Läks siis see Alan Ross sinna ja siis lootes teada saada oma eelnevate elude kohta ja siis oligi seal, oli 3 tädi ja siis üks tädi räägib seal talle, et eelnevas elus olid see ja siis järgmises elus olid see ja tegid neid asju ja nii edasi. Ja siis lõpuks mingi hetk see mees nagu seal hakkas kuidagi järjest tugevamini nagu vappuma või värisema seal tooli peal. Ja lõpuks jooksis sisse sinna telki selle koha omanik ja ütles, et mida need vaimud kõik siin toas teevad, et ajaga nad siit välja. Et see seanss on läbi. Nonii, ja siis Alan Ross oli segaduses, mis värk on, vaata, ja läks koju ära ja mõtles, et mis asja, vaata, mis vaimud siin toas, mis asja, vaata. Ja siis ta sai aru, et tegelikult kõik need nii-öelda need eelnevad elud, mida siis tal ette loeti, ei olnud mitte tema elud, vaid nende vaimude elatud elud, ehk siis inimvaimud, kes olid seal telgis, nähtamatul kujul, elanud kunagi maa peal füüsilises kehas, nagu meie elame siin, eks. Ja nad tulid oma mälestusi tooma ja nad impressisid neid mälestusi sellele seansi läbiviijale, sellele naisterahvale, kes siis lihtsalt sai infot ja lihtsalt tuges ette, mida ta sai põhimõtteliselt, jah. Ja ütles, et näe, need on sinu elu ja siis tuli järgmine vaim, andis oma mõtted, mälestused ja nii-öelda järgmine elu, eks ole. Ja siis see mees arvas, et ju siis võib-olla tõesti on minu elud, aga ei olnud. Ja see ongi kogu värk. Kogu värk käibki selle peale, et inimvaimud käivad ringi ja jagavad oma mälestusi ja oma kogemusi. Ja mõnikord nad ka nii-öelda kleepuvad nii-öelda siis või mõnikord ka natuke nagu nii-öelda kipuvad mitte seestuma päris, aga nagu jah, kaasa kleepuma nii-öelda ja siis üritavad võib-olla isegi reinkarneeruda mõnda lapsesse, jäädes siis lapse võib-olla sellisesse energeetilisse aurasse kinni ja siis annavad oma mõtteid lapsele edasi ja laps mõtlebki, et need on tema mõtted ja tema mälestused ja tunded ja nii edasi, aga tegelikult ei ole, on ju. Ja siis sealt see tulebki see illusioon, et justkui on toimunud reinkarnatsioon. Lihtsalt, mis on toimunud, on see, et üks vaim annab
teisele vaimule või üks hing annab teisele hingele oma mälestusi lihtsalt edasi, et antud juhul on siis see keha omanik see laps ja lihtsalt on lisandunud sinna üks inimene, kes selle olema ei peaks, kas siis ripub seal kaasas ja nii-öelda annab oma mõtteid talle läbielamisi kogeda ja tunda ja teada. Ja kogu värk, kogu reinkarnatsioon ongi see. Ja samamoodi tekib kõik need skisofreeniad ja värgid, et nii-öelda justkui mitu isiksust ühes kehas on ja vahepeal lööb üks välja, vahepeal lööb teine välja ja nii edasi. Täpselt sama teema, kõik see on sama asi. Ja siin ei ole tegemist mingisuguse selle asjaga, et keegi kuskil nii-öelda omandab uue keha. See ainuke variant on see, et lihtsalt tungid kellegi teise kehasse, püüdes reinkarneeruda. Ja seda on üritatud teha kahjuks inimvaimude poolt ja see lõpeb üldjuhul halvasti. Nii et kunagi, kui sa ise oled vaimumaailmas, siis ma soovitan mitte seda üritada kellegi kehasse ennast pressida, sest et see ei ole sinu keha ja parem jäta teine rahule. Lase tal elada oma elu. Aine, lepime kokku. No võt, ja kui sa mind ei usu, palun uuri ise. Info on netis saadaval, me paneme lingid alla ja palju teisi tunnistajaid on ka, kaasa arvatud näiteks Helena Blavatski, kes õpetas teosoofiat ja kes on palju sellise New Age'i liikumisega seotud. Lisaks siis, mõtlen, seal olid osad veel, ühesõnaga neid linke tuleb ja saate ise uurida, lugeda ja läbi mõelda, et kas see võiks olla reaalne. Mina näen, et see on reaalne ja olen loobunud täiesti uskumast reinkarnatsiooni, sest et esiteks sellel ei ole mingit pointi, teiseks see ei saa toimuda ja kolmandaks see on illusioon. Ja kui ma ütlen, et see ei saa toimuda, on siis see, et kui inimese hing, ütleme meie, kes me hinged oleme algselt tulnud vaimumaailmast, loodud looja poolt, me saame keha, siis me saame füüsilise keha ja vaimse keha ja kui me lahkume sellest füüsilisest kehast, siis me jääme kapseldunuks sellesse vaimsesse kehasse, millega me siis vaimumaailmas elame. Ja me ei saa tulla uuesti nii-öelda uude lootesse, et siis omandada uut füüsilist keha, sellepärast et me ei saa seda vaimset keha ümbert endalt ära, et siis minna uut nii-öelda füüsilist ja vaimset keha omandama. See on põhjus, miks ei ole võimalik seda teha, sest me oleme kapseldunud juba vaimsesse kehasse, me ei saa seda ära enda ümbert. Ja kolmandaks, mis ma mainisin, on see, et see on ebavajalik. Puhtalt selles mõttes, et kui sa arvad, et okei, et ainuke variant oma hinge puhastada ja lunastada ja nii edasi, on siin maa peal nii-öelda mitmeid kordi, mitmeid elusid elades, siis et seda justkui vaimumaailmas elades teha ei ole võimalik, siis see on jälle järjekordne eksi arvamus, sest et inimesed vaimumaailmas on seda väga edukalt saavutanud ja ei ole tagasi tulnud ja ei ole pidanudki tagasi tulema, sest et kõik see on võimalik teha hiljem vaimses maailmas elades. Hingepuhastust ja õnneks ka Jumala armastus on kättesaadav vaimumaailmas, ehk et ka seal saab seda teekonda alustada, kui maa peale ei jõua mingil X põhjusel, ma ei tea, mõned inimesed. Või näiteks mõni lahkub, ma ei tea, alla 1-aastase lapsena, eks ole, et ta ei jõudnud mingeid otsuseid, valikuid teha, siis pärast vaimses maailmas ta kasvab üles ja tal on võimalus ka Jumala armastust omandada ja minna sellele teele, kui ta soovib, eks ole. Nii et põhimõtteliselt, mis siis nagu selle point on see, et kui reinkarnatsiooni pole olemas ja siis järelikult ei ole olemas ka mingit üüratud eelnevate elude karmavõlga, mida siis inimesed püüavad meeleheitlikult mõnikord puhastada ja arvavad, et oi, tuleb ikka jõhkralt endaga tööd teha, et ikka eelnevate, ma ei tea, 3000 elu karmavõlg kuidagi likvideerida, siis nagu see on tühi töö tegelikult, see on umbes nagu sa arvad, et sul on mingi jõhker võlg kuskil SMS-laen kaelas, siis pärast selgub, et kuule, aga ei olegi. Sain hoopis tünga, see oli hoopis mingi skämm, vaata, et see oli petu email, mille ma sain, et et mul ei olnudki seda võlga, ma ei pidanudki hakkama midagi lahendama, eks ole, siis ma mõtlen, aja raiskamine, et samamoodi. Aga see, et enda hinge püüda puhastada, kas siis Jumala armastuse omandamisega või lihtsalt nii-öelda naturaalsel viisil, see ei ole halb. Seda ma ei laida kuidagi, ma arvan, et see on väga hea mõte, see on tervislik ja hingele kasulik, nii et igal juhul hinge puhastamine saastavast nii-öelda negatiivsest, kahjulikust, seda tasub igal juhul ette võtta, nii et väga positiivne. Korra enda poolt veidi, et mind väga kõnetab, see on selline väga värskendav info minu meelest, et miks on see reinkarnatsiooni teema nii levinud, sest nii palju vaime on lõksus ja nad ei tea paremini ja lihtsalt see on see teadmatus ja siin me oleme, et neid selliseid
nõiaringe siis lahti arutada, et ja kuidas ütleme, noh, ma näen, noh, siin oli korra juttu, et tuttavate vahel, et näed, mu laps siin näitab näpuga nurga suunas ja näe, seal on isi, vaata, seal on onu, naeratab ja või üldse, et nii-öelda kogu see vaimude teemad, vaimude väljaajamine või see, et noh, see ongi see, nendega saab suhelda. Nemad on, noh, miks nad siis ära lähevad, et nad saavad aru, et oota, ma ei kuulu siia, et ma võin edasi liikuda. See on lihtsalt nagu nii lihtsad asjad, seal on väga palju sellist nagu maagiat ja mingit sellist asju juurde mõeldud ja ei ole selgust ja see selguse puudumine ja see teadmatus, see tekitabki sellise segaduse ja võib-olla nagu, et su soovi mitte tegeleda sellega, aga noh, tänu vaimumaailmast tulnud sõnumitele ja noh, kõik see, mis praegu Tartu on rääkinud, et tegelikult seal tulebki lihtsalt see kahtlane info kõrval lükata, vaadata siis niimoodi, et mis on see, mis siis kehtib ja ilma igasuguse voodoo ja noh, sahkermahkerite, et nii-öelda, mis see, et noh, elus on noh, need füüsikaseadused ja vaimumaailma seadused, no ma arvan, see ongi see, et tegude ja tagajärgede seadused ja kui noh, inimene on midagi halba teinud elus ja siis kui sa nii-öelda usud, et see on nagu väga halb ja sa pead terve elu kannatama, siis sa kannatadki terve elu, aga kui sa oota, ma tegin valesti, nii, ma tunnistan, et ma tegin valesti, vabandan, toimin nüüd edaspidi nii, et seda enam ei juhtu. Või ütleme, kui ma tegin kellele liiga, et siis nii-öelda heastan, et ma ei tea, lõhkusid mingi asja ära ja siis ma ei tea, parandad ära või lased kellegi parandada või tegeled sellega, et see nagu saaks korda või. Ja siis liigud edasi ja lased lahti ja sa nagu ei kanna koormat, nagu kunstlikku koormat kaasas, et sa noh, nii vägev, ma olen lihtsalt nii õnnelik, et see selline lihtsus ja see, mis on hea, selle tundmine on nii-öelda järjest paremaks muutunud, et suur tänu. Ma lisaks omalt poolt, et mina uskusin reinkarnatsiooni 20 aastat. 2019 sattusin lugema seda sama seal artiklis, Alan Rossi artiklis mainitud 30 aastat surnute hulgas raamatut. Ja see oli nagu suur avastus seal jah, et ma lugesin neid tunnistusi sealt, kuidas see raamatu autor siis oma meediumist naise vahendusel suhtles vaimudega. Ja noh, selguski, et nad ei saa tihti aru, et nad on surnud. Ja noh, lugesin rahulikult neid tunnistusi seal, aga järsku jah, tabas mind ootamatusena, et selgitus sealt, et jah, et eelmisi elusid ei ole jah olemas, et on need samad vaimud, mis inimesi kimbutavad nii-öelda, kas teadlikult või teadmatusest. Ja noh, nende mälestused siis loetaksegi inimeste eelmiste elude pähe. Aga noh, 4 aastat nüüd olen ilma selle uskumuseta ja ma ütleks, et see on parem, et ei ole hirmu, et hakkab jälle pull otsast peale, õpid potil käima ja nii edasi, eks. Et see oli kergendus. Et julgustan uurima. Igatahes. Rääkides just nendest inimeste vaimudest, siis järgmine eksiarvamus ongi mul siin kirjas, et vaimudega suhtlemine. Et kas see on vale? On see mingi teemonlik ja nii edasi? Ja minu küsimus on näiteks see, et kas Jeesus teeks midagi Jumala tahte vastast? Noh, vastus võiks olla ei, eks ole. Nonii, võtame selle arvesse niimoodi, et eriti kui meil on siin ka usuinimestest kuulajad, siis ma usun, et sinu vastus on ei sellele küsimusele, eks. Ehk siis, kui me võtame arvesse, et Jeesus ei teeks kunagi midagi sellist, mis oleks Jumala tahte vastane, siis kuidas sa selgitad seda, et Jeesus läks koos oma jüngritega mäe peale ja kohtuma ja suhtlema Moosese ja Eeliaga, kes olid nii-öelda surnud või noh, inimeste vaimud, jah, vaimudega suhtlema. Küsimusi küsima arutasid seal Jeesuse elu otsast ja tema missioonist ja asjadest, eks ole.
et kes teab seda lugu piiblist, siis jah, ilmselgelt. Et siis nüüd võib muidugi tekkida erinevaid nagu selliseid argumente. Aga see oli spetsiaalne olukord või, aga Jeesusele oli see lubatud, teistele mitte. Või siis, kui Jeesus näitas sinna eeskuju, et järgige mind, eks ole, ütles Jeesus, teeme siis seda sama, räägime Mooses Eeliaga, eks. Aga why not, eks ole. Nüüd küsimus ei ole selles tegelikult, et see oleks justkui otseses mõttes halb. Halb on ainult siis, kui sa satud suhtlema nende vaimudega, kes ei ole head või heatahtlikud sinu suhtes või tahavad sind kuidagi ära kasutada või kurja taha sulle või sind skämmida nii-öelda või mingisse pettusesse tõmmata või midagi muud, eks ole. Et siis on see probleem, eks ole. Kui sa räägid reaalselt Mooses ja Eeliaga, kes sa tead, et kes on täna Jumala riigis ja Jeesuse järgi, et siis mina ei näe selles mingit probleemi. Kogu see asi tegelikult peaks olemagi see, et sa teed kindlaks, kellega sa suhtled. Et kas sa saad usaldada seda isikut, kellega sa suhtled, on ju. Et kas sa suhtled siis läbi palve või näed teda reaalselt või kuidas iganes, on ju. Ma arvan, et see usaldus ongi hästi oluline siin. Ja mulle meenutab see natuke seda, kuidas tänapäeval Facebookis ja näiteks ka Telegrami äpis näiteks ja WhatsAppis ka on need libakontod. Ja seal on palju neid skämmereid, eriti just Telegramis, et kes kirjutavad sulle lihtsalt, hei, et kuule, et ma olen see mingisugune selle krüptogrupi administraator, nii-öelda, ja et sul olid mingid probleemid vist, on, et kuule, mine sinna lingile ja pane sinna oma see kood ja siis me saame aidata sind, vaata. Tegelikult tema eesmärk on see, et varastada sinu krüptoraha ära, mitte sind aidata. Et ilmselgelt on skämmer ja nii-öelda üritab lihtsalt sind haneks tõmmata, eks. Sinult midagi varastada, kätte saada, eks. Ehk siis selliseid libakontode alt esinevaid vaime võiks siis öelda on ka olemas, mingis mõttes, kes teesklevad, et nad on see või teine, eks ole. Ja kui sul ei ole eristamise nii-öelda ainult arenenud eriti hästi, siis sa võib-olla võtadki tõe pähe, et kuule, äkki ongi see, vaata. Muidugi ma tean, et usuinimesed ütlevad sulle, et ei, see ei ole võimalik, et üldse, et sinu vanaema või keegi sinuga suhtleb on ju niimoodi otse, et kas siis läbi palve või läbi mõne meediumi, eks ole, et kes võib nimetada ka prohvetiks muidugi, eks. Põhimõtteliselt sama asi, et sulle lihtsalt annab see vanaema vaimu maailmast, tuleb sulle koju, impressib sulle oma mõtted, nagu ka see eelnevate elude mälestuse teema, eks ole. Või hingest hinge suhtlemise kaudu annab sulle teada, mida ta sulle öelda tahab, on ju. Või näiteks mõni pastor, kes on olnud koguduse pastor, on lahkunud ja tahaks nüüd suhelda oma kogudusega edasi ja võib-olla ka uute pastoritega, kes on peale tulnud, tahaks neid äkki julgustada vaimumaailmast, öelda häid sõnu, anda mingid juhiseid, võib-olla isegi pidada jutlust, vaata. Aga need pastorid, kes nüüd sel hetkel mõtlevad, et ei, see on teemonlik värk, et see meie endine pastor, et tema on taevas lõksus, ega tema siia alla tulla ei saa, vaata. Pealegi ta ei tohi tulla, sest Jumal ei luba, vaata. Et ja ilmselt, kui keegi üritabki nagu väita, et ta on nüüd see pastor, kes siin ennem pastorina tegutses, on ju, et siis niikuinii on petised, raudselt teemonid, niikuinii, et sest ei ole lihtsalt võimalik, et pastor tuleb taevast siia kohale ja nii-öelda räägib juttu, vaata. Sest vaimudega suhtlemine on esiteks keelatud, teiseks teemonlik, sest et need on raudselt ainult teemonid, et see ei ole reaalselt see pastor või sinu vanaema või kes iganes, vaata. Aga mis siis kui on? Mis siis kui on? Oled sa kunagi kindlaks teinud, äkki on, aga siis on see, et ei, me ei hakka parem proovimagi, vaata. Et see on nagu pigem see ja ollaksegi vastu vaimumaailmas elavate inimestega suhtlemisele puhtalt sellepärast, et kuna see on ohtlik, kuna sa ei tea võib-olla kellega sa suhtled, kui sa ei ole piisavalt arenenud. Et siis ongi see oht tegelikult, et nii-öelda ongi skämmerid ja neid skämmereid liigub ka loomulikult, ma ei ütle, et neid ei ole. Et on pahatahtlikke skämmereid ka, kes teesklevad, eks. Aga kui sa suudad ära tajuda, et kellega sa suhtled ja mis need on ja kes nad on, siis on see, et okei, uks kinni, kuule, ma ei taha sinuga suhelda, tšau, vaata. Et ka oma elust või mida iganes on, et sa paned ukse kinni, sa nii-öelda lõikad läbi selle kommunikatsiooni, sest sinu kontrolli all on see, kas sa lõikad selle läbi ja selle lõpetad kommunikatsiooni või mitte, eks. Sa võid seda teha ja nad ei saa sulle midagi teha, ega ei peagi tegema. Ja sul on õigus paluda kaitset ka selliste skämmerite ja petturite eest ja nii-öelda kurjade inimvaimude eest ja tulevad Jumala inglid sul appi, eks ole. Nii et põhimõtteliselt ma ütlen, et on võimalik samamoodi nagu need tumedad vaimud ja samamoodi nagu Jeesus ja samamoodi nagu inglid, samamoodi saavad ka inimesed vaimumaailmast tulla meiega suhtlema, meile koju külla,
lihtsalt me ei näe neid võib-olla tihtipeale, aga me võime, kui me suudame ja oskame neid ära tunda, nendega suhelda reaalselt. Ja see suhtlus võib olla väga-väga meeldiv. Ja ma tean väga paljusid, kes teevad selliseid asju ja kes ei ole selle tõttu sattunud mingisugusesse lõksu või probleemidesse või mingite teemonite küüsi või mingisugusesse, kuidas see sõna siis võiks olla, curse, nagu mingi needuse ohvriks või midagi sihukest. Et ei ole mingid kahtlased ilmingud, et nüüd mingi unetu tööd ja mingid muud jamad vaata selle tõttu kaelas, ei ole. Et mul isiklikult mõned sõbrad, kes on selle asjaga tegelenud 10 aastaid ja teavad, kuidas seda teha ja mismoodi asju nagu ajada ja kellega nad suhtlevad, et nad teevad seda väga edukalt ja kõik on väga positiivne ja viisakas. Nii et jah, sa pead lihtsalt olema piisavalt kogenud ja saad aru, mis toimub, et sa ei lase ennast lõksu tõmmata, sul on tunnetus ja Johannes Piiblis soovitas ka, et kui vaimudega suhtlemine toimub, et siis tehke kindlaks, et katsuge vaimud läbi, ütles ta, soovitas. Johannese soovitus oli, et katsuge vaimud läbi. Et kui nad tunnistavad, et Jeesus on Jumala poeg ja Kristus ja Messias, siis on tegu nendega, kes tunnistavad Jeesust ja on Jumala poolel, et nendega suhelge, no problem. Aga kui ei, siis siis ärge tehke tegemist väga, et pole nagu samal teel olijad, eks ole, et mis te ikka vaata. Et selles suhtes. Et kui otsida nagu mingit turvalisust kogu selles kommunikatsiooniprotsessis, jah. Ja alati tasub endale kaitset küsida ja kaitset paluda, et siis see kaitse tuleb, kaitse tumedate vaimude eest ja keegi ei saa sind tülitada, segada, kiusata sind ja nii edasi või skämmida. Aga jah, just paljud inimesed arvavad vist jah, et inimesed, kui nad kolivad ära vaimumaailma, siis nad on taevas lõksus millegi pärast, et mingil imelikul kombel nad ei saa tulla justkui siia alla maa peale, ma ei tea küll, miks mitte. Mõtle, äkki Jumal ei luba või? Ma arvan, et on eksiarvamused. Need on kuskilt tulnud eksiarvamused. Mina ei näe, et see tõele vastaks. Siin ei ole mingit alust, et nagu Jumal keelaks suhelda pastoril oma sõpradega füüsilistes kehadeseks. Selles suhtes. Ma tean, et osad on sattunud teemonite küüsi ja skämmerite küüsi nii-öelda. Aga see ei tähenda seda automaatselt, et taevast pastorid ei võiks tulla reaalselt rääkima oma sõpradega. Mis on täiesti reaalne. Ja samuti võib juhtuda. Nii, ehk siis minu arvates inimesed ei ole taevas lõksus ja Jumal lubab suhelda, kui see on headel eesmärkidel ilmselgelt, see on hea, kasulik ja väga palju head sünnib selle läbi siia maailma ka. Ma arvan, me oleks suures jamas ja hädas, kui meil ei oleks vaimumaailmast tulnud kirju meile siia, eks ole, ja nii edasi. Et kui palju sellist olulist infot oleks jäänud tulemata, siis me oleksime tegelikult täna palju suuremas jamas ja pimeduses, kui me täna oleme. Nii et sihukesed lood. Ma lisaksin veel oma kogemuse ka, et ühe kristlasega, Facebookis lihtsalt, kus ma kommenteerisin, et mainisin ka budgetit ja siis see budget heideti kõrvale lihtsalt kuigi kristlased tegelevad profeteeringuga ja sellise nime all, sõnumite vastuvõtmisega. Siis ta heitis selle kõrvale lihtsalt sellepärast, et see oli automaatse kirjutamise meetodil vastu võetud. Et see on nagu mingisse saatanlikku lahtrisse lükatud neil. Ja sõna meedium läheb ka kohe saatanlikku lahtrisse justkui, mis sest, et meedium tähendab lihtsalt vahendajat. Et profeteerijad on meediumid tegelikult ju. Jah, profetid on samuti vahendajad. Muidugi need vahendavad Jumalat ja Jeesust, eks ole. Aga nad võivad vahendada ka Johannest näiteks, aga nad lihtsalt mõnikord võib-olla ei tea seda. Neile lihtsalt tuleb sõna. Ma tunnen, et Jumala sõna tuleb mulle, mingi julgustavat ja lihtsalt ütleb edasi selle teisele inimesele näiteks. Sest ta lihtsalt tunneb, et ta saab, mingi info tuleb sisse nii-öelda. Kellelt tuleb, meeldiv info tuleb, tunned, et on turvaline. See on Jumalast. Ja ongi Jumalast, sest et see on täis armastust ja nii edasi. Mis sest, et Johannes võib-olla ütleb seda sellele meediumile või siis pastorile või profetile. Ja kui sa kirjutad, ega vahet ei ole, kas sa kirjutad või ütled. Selles mõttes. Nii, ja siis lõpetuseks omalt poolt vähemalt tahaksin siis rääkida sellisel teemal nagu New Age ja siis sinna hulka ka natukene ka võib-olla isegi sellisel tumedamal teemal nagu satanism näiteks. Ja kuidas need natuke seotud on, sest et New Age muidugi kujutab endast sellist nagu tohutut suurt hulka erinevaid õpetusi,
mida nii-öelda sa saad ise kokku miksida, et mulle meeldib sellest usundist see asi ja siis sealt usundist mulle meeldib see asi ja see mulle meeldib. Ma enda teen siukse miksigena. Okei, väga hea tore. Et siis selliseid asju on tehtud ja palju selliseid nii-öelda asju on lihtsalt kokku pandud. Et siis nii-öelda tõde on segatud valedega. No näiteks üks nendest valedest, mis on segatud tõdede hulka, on siis näiteks reinkarnatsiooniteooria, eks ole. Et seda õpetatakse tõe pähe ja võetakse nagu iseenesest mõistetavalt. Ja teine asi, mida õpetatakse ka tõe pähe, on siis see, et inimene on juba algupäraselt justkui nagu juba jumalik olend, sa pead lihtsalt meenutama, et sa juba seda oled ja sa juba oledki jumal ja nii edasi, vaata, tegelikult sa ei ole, vaata. Sa lihtsalt mõtled, et et ma olen ja see kõlab ju nii ilusasti ja nii hästi, vaata, et egole meeldib ja nii edasi, ma olen väärtuslik äkki selle tõttu ja nii edasi, et ma mõtlen ennast mingisuguseks jumalannaks või jumalaks või mida iganes, vaata. Ma pean lihtsalt ainult meenutama seda ja siis kõik väed lähevad mulle lahti ja ma olen mingi megaväeline või mida iganes, vaata. Et see on lõppkokkuvõttes see, et ma tahan tunda, et mind armastatakse, väärtustatakse ja hinnatakse ja tunnustatakse, sest ma pean näitama, kui võimas ja väeline ja imeline ma ikkagi olen, vaata. Et ma ikkagi endale saaks tõestada, et ma ikkagi olen midagi ja kedagi väärt. Ja jah. Aga see tegelikult tuleneb sellest, et tihtipeale, et inimestel on nii-öelda armastuse puudus. Ja võib-olla siis selle tõttu on tõe nägemine ja enesehinnang on natuke nagu mitte eriti heas konditsioonis või heas seisukorras. Ja siis püütaksegi lahendust enda jaoks saada. Ja see ei ole üldse halb, et inimesed lahendust püüavad saada, see on just väga hea. Ja probleem on lihtsalt selles, et kui elatakse valedes, et siis lihtsalt sellega ei jõuta kaugele. Et see on nagu see tühja töö tegemine sisuliselt. Aga ma tahtsin jõuda ka selleni, et korraks mainida, et palju sellist New Age'i teemat on sisse imbunud ka igasugustesse inimeste elupraktikatesse siin maailmas, jah. Ja vahel juhtub see, et inimesed võtavad kogemata oma ellu midagi sellist halba vastu, lihtsalt puhtalt teadmatusest ja pärast see asi toodab talle mingit kahju. No näiteks, lähed mingi sensitiivi juurde, ma ei ütle, et sensitiivid on tingimata kõik halvad või midagi sükest. Ma just ütlen, et mis võib juhtuda, on see, et lähed sensitiivi juurde, ostad võib-olla mingisuguse õnne toova kivikese kaasa, tuled koju, loodad, et see kivike muudab su elu paremaks ja puhastab su hinge ja eemaldab karmat ja mida kõike muud. Aga mis juhtub võib-olla mõnikord on see, et kummitama hakkab kodus näiteks või mingid imelikud füüsilised sümptomid hakkavad tekkima või unehäired või mingid uneparalüüsid ja mingid muud asjad. Siis mõtled, mis jama see on, mis värk on, mis ma endale nüüd kaela tõmbasin. See ei saa ju ometi sellest kivikesest olla, sest see peaks mulle ju õnne tooma, vaata. Ja siis nagu, siis on jama kaelas, viskad kivikese minema, ütled, et ma ei taha seda, ja siis võib-olla oled vabaks saanud sellest kõigest. Et siis ongi see, et tegelikult keegi ei taha ju endale tõmmata mingit needust või kannatusi kaela oma ellu. Ilmselgelt. Et inimesed tahavad teha oma elu paremaks. Aga probleem ongi selles, et kui tuleb selline nii-öelda ootamatult negatiivne aspekt ellu, mida sa tegelikult ei taha, et siis on nagu probleem, millega sa pead tegelema ja mida sa tegelikult ei tahtnud. Kui sa oleks ette seda teadnud, sa oleks osanud seda vältida, on ju nii? No võt. Selleks me täna räägimegi sellest saates ka, et millest võib-olla tasub natuke eemale hoida ja mis sind kuskile ei vii. Et reinkarnatsioon põhimõtteliselt see teooria ei vii sind kuskile. Ja teiseks hüppame korraks selle New Age'i nagu sellistesse ohukohtadesse või vähemalt punaste lippude juurde, mida mina näen isiklikult. Hea kuulaja, kas sa tead, mis on selle maailma nii-öelda poliit ja nii-öelda nende suurkorporatsioonide ja nende nii-öelda selle maailma eliidi nii-öelda maailmavaade või religioon? Mida nemad usuvad? Või keda nemad usuvad? Ja kui sa ei tea, siis ma võin sulle öelda, see on satanism. Nad on tegelikult saatana kummardajad, võib-olla nad enda peas mõtlevad, et nad kummardavad Lutsiferi või midagi sükest, keda nad peavad siis mingisuguseks valguse ingliks või valguse kandjaks või midagi sükest, on ju. Arvavad, et tegemist on kellegi heaga. Mis sest, et nad joovad seal verd ja ohverdavad lapsi ja teevad mingid kahtlaseid seksuaalseid praktikaid ja tegelevad musta maagiaga ja igasuguste kahtlaste okultistlike värkidega ja kenasti teevad koostööd teemonitega ja kõike muud, aga enda arvates nad teevad head, sest nad omast arust teevad maailma paremaks ja jätkusuutlikumaks ja rohepööre ja igasugused muud põnevad teooriad ja sildid, mis sealt tulevad. Ja kust need mõjud tulevad? Need tulevad juba ammu kuskilt nendest vanadest Babyloonia aegadest ja Sumeri uskumustest ja just India poole pealt ja nii edasi.
et sellised mõjud, asjad tulevad sealt kenasti sisse, need on võetud kenasti tänasesse juba 60-ndatel jõudu kogunud New Age'i praktikatesse ja nii edasi. Ja noh, see ongi teosoofia, igast asju nii-öelda miksitakse kokku ja lõppkokkuvõttes on küsimus, et keda või mida siis see teenib. Et kas see on nagu inimeste heaolu peal väljas või see on ainult teesklus, kus taga tegelikult on niiditõmbajad, hoopis mingisugused nähtamatud tumedad jõud, kes nii-öelda tõmbavad selle eliidi niite, kes siis omakorda tõmbavad poliitikute ja suurkorporatsioonide ja nii-öelda valitsuste niite, kes siis omakorda tõmbavad nii-öelda kohalike omavalitsuste niite ja nii edasi, kuni siis meieni välja nii-öelda, et mõjud nagu ulatuvad sealt kaudu nagu. Küsimus ongi, et kes neid niite tõmbab ja kes on võib-olla siis selle nii-öelda jutumärkides eliidi jumal nähtamatus maailmas. Kas see on siis Jeesuse jumal? Vaevalt küll. Muidu nende teod ja tegevus oleks hoopis teissugune ja see maailm oleks täna teissugune ilmselgelt. Ja siis järelikult on keegi teine seadnud ennast nii-öelda jumalaks või jumala positsioonile ülesse vaimumaailmas ja nii-öelda tõmbab niite läbi selle maailmavalitsuse ja New World Orderi ja kõike selle teema, eks ole. Ja kui sa mind ei usu, et see on reaalne, siis ma panen siia kohe ühe vaheklipi, kus üks mees, kes teab nendest asjadest, jagab oma elu tunnistust, kuidas ta oli nende asjadega seotud ja kuidas ta ütlebki konkreetselt välja, et need ongi põhimõtteliselt satanistid seal nii-öelda seal jutumärkides eliidi hulgas ja nii edasi. Ja panen selle klipi nüüd. I need to tell you all something, and it's the most important thing I could ever say to you. In a little while, you'll know for certain that I'm putting my very life on the line and the safety of my family by sharing this with you. So I hope that buys me at least a few minutes of your precious time. See, I should be dead. My sleeping driver was hurling us toward a concrete wall at 100 kilometers an hour when an angel of God was sent to wake me up from a deep sleep with just a whisper and just in time. And for what? Not so I could win X Factor or buy that dream Porsche or marry that dream girl, but for this, for these words, for this moment, so I can tell you something, so I can warn you about something. Now let me ask you something real quick. Who do you think, generally speaking, runs the world? What type of people are the leaders of our countries and corporations, and the rich and the famous too? I mean, like, are they Christians? Do Christians run the world? Well, no, of course not. Buddhists? No. Do Muslims run the world? No. What about atheists? It's got to be atheists, right? Because we've come such a long way as a society, and atheism is the rational state of mind for the modern type of person, right? No. What about a mixture of people? Different types of people run the world. Let me tell you something. All the leaders from Africa to Europe to the Middle East, Israel, Syria, Iran, all the way to the Americas, all these people, and we'll get to the celebrities in a second, they're not atheists, Buddhists, or Muslims. No. What if I told you that they all belong to the same religion? A secret religion. One that none of them are allowed to talk about. One that you should worry about because it affects you beyond belief in ways that you never imagined. Before I tell you what this worldwide secret religion thinks of you and plans to do to you, let me tell you what this religion is. And how do I know about this religion? Because I used to belong to it. And today I'm renouncing it publicly, breaking my oath of silence, which they imposed upon me and every single other member during ceremonies under the penalty of death. That's why my life is in danger. What is the most secret yet most powerful religion in the world? Well, that's easy. We live in an evil, evil world. So there's only one religion that befits it. Freemasonry is Satanism in disguise. No nii, ja nagu nägite, siis sellest klipist selgus, et kuidas siis asjad käivad, jah. Ja alguses seda muidugi keegi ei tea, sest kellest keegi ju ei räägi, ajalehed ei kirjuta, Õhtuleht ja mingid meediaväljaanded ei kirjuta sulle sellistel teemadel.
Ja miks ei kirjuta? Sest et nad alluvad suurkorporatsioonidele, kes alluvad eliidile, kes alluvad teadagi kellele, eks ole. Ja noh, nii see mäng käib ja kenasti inimkonda hoitakse teadmatuses nendest mängudest ja asjadest ja tehakse head nägu, tehakse seda, et jaa, me esindame teid, kallid inimesed ja valige meid ja meil ikka siin kena valitsus ja me tahame ikka rohepööret ja elu paremaks teha ja bla bla bla. Ja ka me ei ütle teile, et me tegelikult tahame teie üle valitseda ja meil on veel omad valitsejad, kes tegelikult meie üle valitsevad ja tahavad ka teie üle valitseda, nii et me hea meelega tahaksime üldse Jumala ja Jeesuse koolidest usuõpetused kõik asjad ära keelata ja kõrvaldada ja noh, meil ongi võib-olla mingil määral juba see õnnestunud ka ja tore ongi ja satanistlik kirik juba tegutseb ja väga kena ja igasugused lähme paraadile ja vikerikaared ja jutud, värgid, särgid, meile ikka see propaganda meeldib ja üritame seda rohkem pressida, sest et noh, meil seal niiditõmbajad ütlevad, et seda peaks nagu pressima ja üldse populatsiooni peaks vähendama siin maa peal, et peaks nagu äkki selleks midagi tegema ja selleks sobivad väga hästi kenad mingid vaktsiinid näiteks, mis tekitavad neid vereklompe ja asju ja millega siis inimesed kenasti lahkuvad siit maailmast ja saamegi maailma natuke vähendada ja Bill Gates tegutseb ja nende foundation ja kõike muud, eks ole. New World Order ja Covidi pettus ja noh, kõik see mängib nii-öelda ühe sükse asja peale välja, eks ole, et lihtsalt küsimus on, kui teadlik sa oled täna kõigest sellest. Ja kui sa ei ole teadlik, siis võib-olla oleks hea ja tark ennast kurssi viia, siis oskad paremini orienteeruda, mis toimub ja oskad oma elus paremaid otsuseid teha. Ja veel üks huvitav näide siia, et see teosoofia teema, et sealt tuli see Helena Blavatsky, kes hiljem vaimumaailmast kirjutas, et ta eksis, et reinkarnatsiooni polegi tegelikult olemas ja ta läks ise haneks ja õpetas teisi, eks ole, ja nüüd peab hakkama heastama seda, eks. Ja siis hiljem, kes oli see Bailey, jah, oli vist Alice Bailey ja tema vabamüürlasest abikaasa, kes siis seal tegid mingisuguse Lucy's Trusti, mis tänaseni tegutseb muideks koostöös seal United Nationsiga ehk siis ÜRO-ga ja see algupäraselt kandis nime Lucifer's Trust ehk siis jälle see Lucifer ja nii edasi, et küsimus on ikkagi, et noh, keda nad seal teenivad ja noh, sinna hulka võib-olla viskan mõned veel sellised asjad nagu noh, ongi teosoofia, esoteerika, maagia, ehk siis must maagia nii-öelda, globalistid, Lucifer, New World Order, satanistid, United Nations ehk ÜRO, maailmapangad, tipp-poliitikud, Bill Gates, Soros, Klaus Schwab, Maailma Majandusfoorum, Bilderbergi koosolekud, CIA, FBI, Vanguardi grupp, BlackRock, kommunism, kõik siuke teema. Kui sa natuke uurid, lähed mööda eneseurgu, et siis sa hakkad aru saama, et kuule, make sense, vaata. Et siis hakkab pilt kokku minema, et kes kelle pool tegelikult on. Ja küsimus on, kelle poolel sa oled täna ja kuhu sa tahad oma eluga liikuda, keda sa tegelikult tahad teenida, kas sa tahad käia armastuses ja oled tegelikult hea ja siiras tõeotsija, kes tegelikult tahab tõde teada ja tegelikult ka tahab head teha ja mitte teenida tumedaid niiditõmbajaid, siis vaata üle oma uskumused, vaata üle oma otsused, vaata üle, kus sa täna oled ja tee järeldused, tee oma otsused. Aga kuna ma ei ole sinu boss, siis sa ei pea mitte midagi tegema, mida ma sulle ütlen, vaid sinu asi on teha oma elus ise oma otsused, et ise teada, kuhu sa tahad jõuda, mida sa tahad oma eluga ette võtta ja küsi oma küsimused enda käest ise, sest et nii ongi õige. Siia lihtsalt lisada, et kui Jumal on hea, miks ta lubab sellel juhtuda ja siis ma arvan, see on hea koht, kus seda poolt selgitada, et see vaba tahe ja et kui võimas on, et kui keegi usub millessegi, et siis kui su usk on vildakas, siis ka tagajärjed on vildakad ja kui see levib massiliselt, siis need tagajärjed on nagu on praegu, et ja Jumal on andnud vaba tahte ja on kehtivad tegevus, tagajärg, seadus ja teised, et lihtsalt need kannatused ja see on lihtsalt nende halbade valikute tagajärg ja et on võimalik teha häid otsuseid, valikuid ja siis asjad muutuvad paremuse poole. Jah, ma tahtsin täpselt seda sama öelda, et see maailm on sellisena loodud, ma arvan sellepärast, et see on ainuke toimiv võimalus maailma toimimiseks, ongi just see vaba tahe. Muidu oleks tegu nukuteatriga ja see ei oleks asja mõte, eks.
ja ütleme, kõik need seadused, mis siin, loodusseadused, vaimsed seadused, mis siin valitsevad, ma arvan, et need on paratamatud selle maailma toimimiseks, et teistmoodi see asi lihtsalt ei töötaks. Ja Jumala süüdistamisest, et kuidas ta seda lubab või see ongi see, et ma olen tänulik, et selline maailm on loodud ja ma usun, et see on ainuvõimalik. Sama hea on süüdistada Jumalat umbses toas, kui see ei viitsi akent lahti teha, et tuleb teada neid seadusi ja kui ei tea, siis kogemus õpetab. Aga ma tahaksin nüüd satanismist edasi rääkida ja saatana teemast, et minu tee piibli täpsemaks uurimiseks algas ka ühest videost, kus, no ma ei tea, kas see oli 5 tundi või igavene pikk, kus üks Austraalia lauluvõistluse mingisugune võitja või... See sama klipp oligi, mis ma siia vahele panin. See on sealt välja võtta. Okei, ja tema rääkis siis jah, et kuidas vabamüürlus on lihtsalt selektsiooniprotsess, ütleme siis satanistide väljavalimiseks ühesõnaga. Et vabamüürlastele antakse ülesandeid ja kui nad seda ei täida, siis sellest ei ole midagi, aga nad ei saa kunagi 33. astmele. Ja ütleme, 33. astma vabamüürlased on need, kes on nagu kõigeks valmis, mis neilt nõutakse, et ja sealt edasi nende hulgas siis, need ei ole veel ka, ei pruugi kõige hullemad olla, aga nende hulgas siis valitakse välja siis teatud eliit, kes niite tõmbab nagu rohkem. Ja see nagu tema loogika seal jah, et miks on maailma juhivad satanistid, et see nagu viitab sellele, et satanism on siis nagu, need on nagu piibli narratiivi vastased. Ja see nagu viis mind selleni, et kui nemad peavad seda piiblit nii oluliseks, et ma hakkan ka uurima ja sealt edasi kohtusin Artoga ja Patcheti sõnumid selgitasid asju, mida piibel ei suutnud selgitada. Aga saatanast, et Patcheti sõnumite järgi saatanat ei ole olemas, eks. Et ei ole sellist asja, et mida väidetakse vahel, et valgus ei saa olla ilma pimeduseta. See on muidugi, kui natuke järele mõelda, siis see ei pea paika. Sest et pimedus on lihtsalt valguse puudumine. Et valgus saab väga hästi olla olemas ilma pimeduseta ja ma arvan, et see on tõsi, et ei ole, et saatan ei ole selle maailma paratamatu osa nagu tihti arvatakse. Ja Jumal ei ole seda maailma toimimiseks loonud. Aga teine küsimus on see, et kas võib olla mõni selline, ütleme, armastuse tee kaotanud psühhopaat ja tema vaim, eks, kes nimetab ennast saatanaks, on teada, ütleme, Tseri Marsinski ja teiste tunnistustest, et vaimumaailmas need vaimud, kes inimesi tülitavad, skisofreenikud tänapäeva mõistes on need inimesed, kes kuulavad hääli. Et kahestunud isiksus on nagu teine diagnoos tegelikult. Et need siis skisofreenikuid tülitavad vaimud. Selgub, et osad neist on surnud inimeste vaimud, aga osad ei ole kunagi elanud. Ja eriti nendel, kes ei ole kunagi elanud, neil on omad, ütleme, sellised brigadirid, ülemused, kes neid juhendavad või kamandavad. Ja kui sealt edasi mõelda, seal ilmne, et seal on mingi hierarhia olemas. Ja kas võib olla, et selle hierarhia tipus on keegi, kes soovib, et teda kutsutakse saatanaks, võib olla. Aga see saatan, jah, see vaim, ta ei ole kõikjal ja kogu aeg nagu Jumal ja ammugi pole ta kõik võimas. Ja ta on ilmselt kaua pingutanud, et saada kõik võimsaks ja kõikjal olevaks, et nagu neid igasuguseid andmebaase tänapäeval luuakse, kus kõike tahetakse kontrollida, igale kurgile panna, tead, kood külge enam-vähem, kus on toodetud ja mis kell ja kas on nõuetele vastatud. Aga jah, ma arvan, et nad ei ole, kõik need pingutused ei vii eesmärgil neid sammugi lähemale, kuigi siin mulje võib vastupidine jääda. Ja ma arvan, et kõige teadmine ei ole võimalik, ei sellele vaimule ega kellegile meist, et kui kõike võib teada ainult Jumal, aga
kunagi sa ei saa teada kõike seda sama, mida Jumal teab, et kui sa oled tema poolt loodud, siis sa saad järjest rohkem teada ja järjest paremasse hingeseisundisse, kuid sa ei saa Jumalaks, et see ei ole nagu asjade loomuses. Jep. Mulle meenus jah, see oli Jumalaks saamise teemaga. See oli just mingi multikas või mingi story kuskil, et ma tahan kuninga asemel kuningaks saada, et mingi sükene asi oli ja siis ma ei mäleta, kas see oli, vist oli mingi multikas ikka, jah. Ja siis küll üritas seal kuidagi seda eelnevat kuningat troonilt kukutada, et ise kuninga asemel kuningaks saada. Ma arvan, et selle tumedate vaimude teemaga käib ilmselt sama teema ja ilmselt nad üritavadki kontrolli enda käes hoida ja seda ka inimkonna üle, nii palju kui nad suudavad, kuigi neil eriti hästi see mäng nagu enam läbi ei lähe. Inimesed ärkavad ja see on pigem hea, inimkond võidab vaikselt, jah. Ja Jumal on meie poolt, ehk inimkonna poolt ja inimkonna vabaduse poolt ja õnnelikkuse poolt ja selle poolt, et siin maailmas oleks rahu, õnnelikkus, harmoonia, vabadus, õnnelikud inimesed, nii-öelda paradiis maa peal, jah. See on Jumala plaan. Aga tundub, et keegi teine on, kes tahaks midagi muud siia teha, vaata. 15 minutit linnad ja inimesed biorobotiteks ja kes lihtsalt toodavad, ma ei tea, eliidile kasu ja kellel saab makse korjata ja igast muid asju teha, nii et saab kenasti juhtida ja valitseda ja kõike muud. Nii et süüke teema. Aga jah, nagu me oleme juba rääkinud, me oleme siin 3 anarhisti, kellel ei ole valitsejaid ja kellel ei ole ka orje ja nii see ongi. Jeesusel samamoodi, tal ei ole ei valitsejaid ega orje. Aga nii meil kui Jeesusel vähemalt on üks Jumal ja meie armastav taevane isa, kes ei ole huvitatud meie üle valitsemast, vaid meiega koostööd tegemast ja meiega suhtest ja suhtlemisest. Ja sellest, et me võiksime elada õnnelikku elu, armastada teda ja nautida tema armastust meie suhtes ja liikuda parema elu suunas. Nii et see on hoopis midagi muud, kui lihtsalt mingi nii-öelda valitsus või valitsemine selles mõistes, eks ju, jah. Nii et jällegi näed, saime kenasti selle anarhismi teemaga see sisse tuua korraks. Aga ega muud ei olegi, siis lingid tulevad ka video alla ja nii ta läheb. Ja veel seda, et nad satanistid lähtuvad nagu eeldusest, et tegu on pimedusega, kutsuvad ennast illuminaatideks. Nad arvavad, et seda vaimset pimedust on vaja valgustada kunstlikult, siis nemad süütavad selle piirni, aga tuleb lihtsalt kardinad äkki eest ära võtta, et jumalik valgus sisse paistaks. Just, et ei oleks mingi võltsvalgus, vaid oleks ikka tõeline valgus, jah? Jah, ma lihtsalt tunnen, et nii-öelda, mis eristab siis jumalikku ja siis sellist nii-öelda, mis on siis selline saatanlik, et jumalik algab ja kuidagi kosutab või selles suhtes sisu on nii-öelda kõige olulisem ja nii-öelda see, mis sees toimub ja et see seest poolt väljaspoole ja siis, mis ei ole selline, mis sellele siis vastandub või nii-öelda, et see nii-öelda, et see pealiskaudsus ja et sul on nii-öelda, ma ei tea, kõik on uhke, ilus nii-öelda, aga sees on tühjus ja siis ma arvan, see iseloomustab nii hästi seda probleemi nii-öelda, millega tegemist on, et sees on kohutav tühjus, mida üritatakse kompenseerida ja siis ja see on nii-öelda petlik, et kuidas kas sa lased ennast ninapidi veeta sellest välisest hiilgusest või nii-öelda, et ma ei tea, kogutud kullast ja kogu mingi, ma ei tea, teemantitest, mis iganes nii-öelda, mis nii-öelda ilusat on nii-öelda silmale, et see, mis on nii-öelda ümberringi võtta, et kui nii-öelda et see, et sul nii-öelda on see väline hiilgus, aga sisemine tühjus, ma arvan, see on nii-öelda kõige suurem selline indikaator, et mille alusel siis otsustad, et kas ma tahan olla tema moodi või mitte, või kas ma usun seda infot, mis sealt poolt tuleb või mitte, et ja ma arvan, see on selline hea asi, mida märgata. Nõus. Ja ma arvan, et selle mõttega lõpetamegi tänase saate, nii et tänud kuulamast kõigile ja usun, et siin on mille üle mõelda ja mida uurida edasi enda jaoks ning siis võimalus teha enda otsused ise. Ja tänud teilegi, mehed, et olite siin oma väärtuslikke mõtteid jagamas ja tänase saate lõpuks
teeme veel ühe sükse lühida palve. Taevane isa, ma tänan sind sinu armastuse eest ja nende uute avastuste eest ja selgema nägemise eest ja suurema mõistmise eest ja arengute eest, mis on toimunud. Ning palun isa, et kõik kuulajad, kes täna seda saadet kuulasid, võiksid samuti kogeda sinu armastust ja kogeda seda tõelist valgust, mis tuleb sinust. Ja et nende elud muutuksid paremaks, rohkem täisväärtuslikuks ja nauditavamaks ja üldse, et kõik läheks lihtsalt suurepärasemasse, imelisemasse harmooniasse sinuga ja sinu armastusega. Isa, et kõigi meie elud võiks olla õnnelikumalt ja rikkalikumalt ja täisväärtuslikumalt ja nauditavamalt elatud. Tänud sulle, isa. Palun, isa, puuduta meid oma armastusega. Ja tänud sulle selle eest. Amen.